Nii, võtame ka kiiresti läbi omastavad asesõnad. Esimese asjana tähele panna võib seda, et see he jääb samaks, abiverb hoona. Et nii nagu eesti keeleski, et minu oma on, tema oma on ja nii edasi, et kogu aeg on see on. Erinev eesti ja hindi keele vahel on võib-olla selles, et kui nüüd omatavaid asju on mitu, siis on olemas ka mitmuse jaoks eraldi hoona vorm hen. Et siis mitmuses on. Ja see he või heng siis ühildub pigem selle omatava asjaga, mitte selle asesõnaga. Et kui meil on näiteks mitu autot, siis kasutatakse seda heng. Või ja siis järgmisena võib tähele panna seda ka, et osadel sõnadel siin on, asesõnadel on lõpus ka ja osal on ra. Põhimõtteliselt on need üks ja seesama ka postpositsioon, omastav partikel ka. Ja see on siis pigem sõltuv sellest omatavast asjast, näiteks tema auto on, et siis sõltub sellest auto sõna auto soost, et kui see meessoost, siis on seal lõpus on ka, kui on naissoost, näiteks õde, siis on ki, uski, ja kui on mitmuses naissoost, siis jääb samamoodi ki, tuleb selle see kaar peale. Ja kui on meessoost sõnad, siis on, need kõik on meessoovormid siin praegu, vaikimiseni pandud meessoovormid. Et ainsases on siis uska, näiteks bhai on siis uska bhai he. Ma toon välja siis selle uska bhai he. Siin hakkab segamas next. He. Et meessoost jääb ainsasesse sama ka lõpp. Toon transliteratsiooni välja. Aga kui kasutatakse mitmuses, ärme praegu keskendume, et kuidas see mitmuse vorm muutub meessoos vormis. Ütleme, kui siin oleks mitmuses, see bhai, siis ka muutuks keeks. Uske. Ühesõnaga, et kui on mitmuses mingisugune sõna, et siis lõpp sõltub sellest omatavast asjast. Ja ühtlasi see omatav asi on see sõna, mis ühildub verbiga he. See on mingisugune asi on, mitte tema mingi asi. See on pigem vastab küsimusele kelle. Ta ei ole lause aluseks. Lause aluseks on see omatav asi. Kes, mis on. Auto on, autod on. Näete, eesti keeles on autod on üks sama nagu siin, aga kui oleks hindi keeles, siis autod on siin eraldi selle täpiga he. Nii palju siis sellest.